Ameerika Ühendriigid valmistuvad ametlikult millekski, mida Iraan ei oodanud. Pentagon saatis tuhanded eliit-õhudešant-väelased ja merejalaväelased, et alustada võimaliku olulise Iraani väikesaare ülevõtmist. Olukord muutub nii tõsiseks, et Venemaa valitsus evakueerib nüüd ametlikult Iraanist. See on selge märk eesootavatest sündmustest. Alustame selle kaadriga. A-10 Warthog tulistab Iraagis, rünnates Iraani toetatud rühmitusi, kes sihtisid USA vägesid. Pange sellele helile tähelepanu. See klipp on Iraagist, kuid viimase nädala jooksul on A-10 tegutsenud ka Iraani rannikul Hormuzi väina lähedal. See on keskväe juhatuse ametlik konto, mis seda kinnitab. See võib olla ettevalmistav operatsioon tulevase saare invatsiooni jaoks. Tegelikult teatasid mitmed uudistekanalid alles eile, et Pentagon on andnud käsu umbes 2000 sõdurile armee 82 õhudessantiviisist hakata liikuma Lähis-Idasse. Need sõdurid on osa umbes 3000 liikmelisest kiirreageerimisjõudude brigaadist, mis suudab 18 tunni jooksul kõikjale maailmas liikuda. See kiirus on tunnistus Ameerika sõjalisest jõust. Need 2000 sõdurit lisanduvad 4500 merejalaväelasele, kellest rääkisime eelmisel nädalal ja kes juba liikusid Jaapanist ja USA'st. Siin on rohkem üksikasju selle kohta, mis piirkonda suundub. President Trump räägib rahuplaani kõrval ka vägede saatmisest piirkonda. Kuid kuhu ja kuidas neid kasutatakse, pole selge. Praegu on see USA merejalaväe võimekus laevadel USS Tripoli ja Boxer. See on USA merejalaväe võimekuse teravik, mis on varustatud helikopteritega, et liikuda laevalt kaldale ja evakueerida haavatuid. Aga ka F-35 hävitajatega, mis suudavad pakkuda maavägedele lähitoetust. Lisaks on New Orleans, Comstock ja Portlandi toetuslaevad võimelised maha laadima soomusmasinaid, varustust ning eriti toitu ja varusid, mida USA merejalavägi vajab. See tõstab piirkonda liikuva vägede koguarvu umbes 7000 nii. Peame meeles pidama, et enamik merejalaväe ekspeditsioonüksusest on toetus- ja logistikaüksused. Ainult väike osa 4500 merejalaväelasest, kes piirkonda saadetakse, on jalaväelased. Umbes 2000. See tähendab, et isegi koos teiste saabuvate jõududega pole piisavalt Iraani täiemahuliseks sissetungiks. Piisab, kui võtta üle mõni Iraani jaoks oluline saar, millest riik sõltub. Aga seda ei ütle mina. See on põhjus, miks Iraani juhtkond muretseb ja nad tunnistasid seda avalikult. Enne avalduse juurde minekut vajutage all meeldib nuppu ja tellige kanal. See aitab algoritmist tõesti palju. Ja nüüd, siin on avaldus, mille Iraani de facto juht välja annab. See mees on Iraani parlamendi spiiker. Tõenäoliselt on see sama inimene, kellega USA väidetavalt läbi räägib, mis näitab tema mõjukust. Nüüd on ta teinud avalduse. Mõnede andmete põhjal valmistub Iraani vaenlane koos piirkondlike riikide toetusega okupeerima ühte Iraani saart. Greek vaenlase liikumised on meie relvajõudude täieliku jälgimise all. Kui nad ületavad selle piiri, muutub selle piirkonna riigi kogu elutähtis taristu piiranguteta lakkamatute rünnakute sihtmärgiks. Soovin seda selgelt öelda. Ta ütleb, et vaenlase väed on iraanlaste pideva jälgimise all. Kui see oleks tõsi, oleks nende kõrgeim juht ikka veel elus. Kui see oleks tõsi, oleks Alila Razani ikka veel elus ja ka hulk teisi juhte, kes on tulnud ja läinud. Kõik nad oleksid elus. Kuigi ta väidab, et jälgib vaenlase vägesid, ei usu ma, et Iraanil on selleks võimekus. Arvan, et ta teeb sama, mis mina. Lihtsalt vaatan uudiseid ja see on igal pool uudistes. Kuid sellest hoolimata ütleb see avaldus meile üht. Nad on selgelt mures. Tegelikult näeme seda ka Iraani liitlaste tegevusest. Venemaa evakueeris eile umbes 160 töötajat Iraani venelaste hallatavast tuumaelektrijaamast. Neil on veel umbes 300 inimest, kuid varsti evakueeritakse ka nemad. Venemaa eeldab, et olukord eskaleerub. Võib-olla ootavad nad mingit eskalatsiooni ega taha riskida, et nende tuumateadlased ja tuumatöötajad jäävad Iraani lõksu.
Oluline on rõhutada, et need inimesed töötavad tuumaelektrijaamas, mis toodab energiat, mitte ametlikult uraani rikastavates rajatistes. Nad tõenäoliselt ei ole seotud Iraani tuumarelvaprogrammiga, aga kunagi ei tea, see on Venemaa. Tuleme tagasi Venemaa võimaliku mureallika eskalatsiooni juurde ja vaatame, millised valikud on Ameerika Ühendriikidel. Esimene võimalus on Kargi saar, millest oleme varem rääkinud ja mida oled kindlasti juba kuulnud. 90% Iraani naftaekspordist lahkub sellelt saarelt. Täpsustuseks, seal toimub lihtsalt nafta tankeritesse laadimine. 90% naftast ei pärine ookeanist ega selle saare ümbrusest. Tegelikult pumbatakse suurem osa naftast välja Iraani mandriosas ja seejärel transporditakse see torujuhtmete kaudu sellele saarele, kus see laaditakse naftahoidlatesse või tankeritesse. Seega on see kindlasti strateegiliselt oluline ekspordi jaoks ja see tähendab, et see on oluline IRGC-le nende tulude seisukohalt. Just sellepärast ongi see saar USA sissetungi sihtmärk. Financial Timesi ja endiste sõjaväeülemate hinnangul on Kargi saare hõivamine väga tõenäoline. Piirkonda suunduv merejalaväeüksus ongi loodud just sellist tüüpi operatsioonideks. Endine ülem väitis, et merejalaväe ekspeditsioonüksus suudaks hõivata kogu saare. See on tüüpiline merejalaväe operatsioon, aga on märkimisväärne risk, sealhulgas inimkaotused. USA suudaks küll Iraani jõududest Kargi saarel jagu saada, kuid saar jääb Iraani suurtükiväe laskeulatusse ja nad võiksid tulistada seal viibivaid USA vägesid. USA arvab nüüd, et kuna saarel asub palju Iraani naftataristut, ei pruugi Iraani väed seda rünnata, vaid kaitsevad tulevikuks. See on piirang ka Ameerika Ühendriikidele. Trump on varem öelnud, et ta ei soovi sihtida Iraani naftataristut. Sel nädalavahetusel taandus ta 48-tunnise elektrijaamade hävitamise hoiatusest, kuna algasid läbirääkimised. Paljud inimesed nägid seda märgina, et ta tegelikult ei soovinud sihtida tsiviilelektrijaamu ja Iraani energiataristut. Teine probleem merejalaväelastel on, et kõik teavad nende võimalikku saabumist ning saarel on vähe dessandiks sobivaid kohti. See tähendab, et iraanlased saavad seal ideaalset lõksu seada. Alles äile postitasid Iraani sõdurid interneti relvapilte, näidates valmisolekut Kargi saarel kaevikutes võidelda. Sõnum ise pole siin oluline, sest IRGC teeb tihti suuri sõnu, kuid avaldatud fotod on siiski tähenduslikud. Fotodel on iraanlased AK-47-dega ning kõrval FPV kamikaze droone, mis on muutunud tavaliseks rindel Venemaal ja Ukrainas. Need võivad nüüd jõuda ka sellesse sõjategevusse ja see on midagi, millega USA vägedel ei pruugi olla nii palju kogemusi. See ei tähenda, et meil pole plaani. Kindlasti on targemad inimesed juba mõelnud, kuidas sellega toime tulla. Aga see ei muuda siiski fakti, et see on esimene kord, kui väed peavad päriselus sissetungi ajal maapinnal FPV droonidega kokku puutuma. Tead küll, see pole enam harjutus põhimõtteliselt. Uudistekanalid on teatanud, et Iraan on Kargi saarel rajanud kaitserajatisi ja püüniseid, valmistudes USA vägede tulekuks. Aga tead mis? Siin tulebki märkida, et Kargi saar ei ole ainus võimalus. On ka teisi saari, mis võivad olla isegi olulisemad Hormuzi väina avatuna hoidmiseks. Need on Iraani Qassemi ja Laraki saared, mis asuvad väina kõige kitsamas kohas. Nendel saartel on Iraani mereväebaasid, sadama infrastruktuur ja maa-alused punkrid, kus saadetakse droone, rakette ja veedroone laevade vastu. Saarte hõivamine kindlustaks väina, kuid neil on omad väljakutsed. Laraki saar on üsna tühi, arvan, et seal elab vaid umbes 1000 inimest, mis on vähem kui Kargi saarel. See on suur pluss USA vägedele, kes üritavad seda hõivata. Kuid Qassemi saar on tohutu. Seal elab ligi 200 000 inimest. Selle hõivamine oleks väga riskantne. Lisaks kõigile neile võimalustele on ka teooria, et piirkonda liigutatavad väed on tegelikult lihtsalt bluffiks, et sundida iraanlasi läbi rääkima või nõustuma kokkuleppega, millega nad muidu ei nõustuks.
Aga samas ütlesime seda ka varem, veebruaris, kui me läbi rääkisime ja ei paistnud, et iraanlased oleksid tegelikult nõustunud kokkuleppega, millega Ameerika Ühendriigid rahul olid. Iraanlased õhutasid USA'd öeldes, et kui suudate meie tuumarajatised sõjaliselt hävitada, ei loobu me neist diplomaatiliselt. See tähendab, et vähemalt tol ajal ütles suur osa Iraani juhtkonnast põhimõtteliselt, et nad on valmis sõjaliselt võitlema. Nüüdseks ma arvan, et paljud neist juhtidest ei ole enam meie seas. Uued juhid võivad olla meelt muutnud, kuid seda näitab aeg. Sissetungi plaane ei tee ainult Ameerika Ühendriigid. Iraan teeb plaane lahe piirkonda tungimiseks. Kuulake seda. Peaksin rahvale rääkima rannikualadest ja nende operatsioonidest. Pean ütlema, et Iraani relvajõud on täielikult valmis. Kui ameeriklased piirkonnas eksivad, rakendatakse kindlasti meetmeid Bahreini ja Emiraatide rannikute hõivamiseks. Selles osas on tehtud olulisi õppusi. Mida tähendab rannikujoon? Emiraatide ja Bahreini rannikule sisenemine on päevakorras ja meie relvajõudude õppuste osa ning muudame sellega jõuvahekordi. Jumal tahab, jätame üksikasjad hiljemaks. Muudame olukorra nii, et vaenlane saab kahetsusväärse vastuse. See tuleb nüüd riigist, kus pole mereväge ega õhujõude ning vaevu eksisteerib armee, peamiselt sisepolitsei. Ma arvan, et neile meeldib anda lubadusi, mida nad ei suuda täita. Võiks arvata, et see on hullemaks minna ei saa, aga eksite. Vaadake neid plakateid, mis nüüd üle kogu Iraani üles pannakse. Ma ei tee nalja. Kui seda esimest korda nägin, arvasin, et see on tehisintellekti loodud valeinfo, aga kahjuks on see päris. Islamivabariik paneb üles pilte uuest ülemjuhist, mis pole tõelised fotod, sest ta on koomas ja moondunud. Nad panevad tehisintellekti loodud pildi oma ülemjuhist Adolf Hitleri kõrvale ja lisavad ka tema tsitaadid. Lubage mul plakatit tõlkida. Ülal on kirjas, veel üks lipukandja saabus. All on kirjas. Õnnitlused austatud ülemjuhi esindajale. Isa on surnud, kuid isa relvad on alles. Seal on ka Hitleri tsitaat. Kõige põlastusväärsemad on need, kes aitasid võõrastel oma riiki okupeerida. Kodumaa on ema ja nad on sillutanud võõrastele teed, et nad saaksid isegi oma ema üle valitseda. Igaüks, kes rõõmustab oma riigi sissetungi üle, on nagu see, kes rõõmustab oma ema üle.